kui kalkar, kuna ei käi tööl, ei saa ka palka. Tal on muud vahendid, et elus ennast hoida, seetõttu teda jälitab keeluperes troika. Toodab paranoiat, mis teda aga toidab, sest seda ära kasutavad mõlemad ta koivad, et joosta eest ära. Käes korv punutud, karjamaal rügamisest riided on kulunud, kaputsil terav kipp ja nägu endal varjatud, aga mitte nagu kukluks, vaid nagu terav valjakud. Paistab kuri, kuigi seda pole ta, kuid argumendid tema vastu on liiga tobedad. Nõiab tule riidale, nii on tehtud ammu, aga tema on see, keda ei püüta kinni, sest iga kord on jälle plehku pannud ja samal ajal vabastab süüta hingi. Tal endorfiini asemel on psühhotsübiin, mis alati kui vaja ta hüpnoosi viib. Selle aftermath on psühhopaat, kõige salapärasem mükomaan. Kui keegi tahab nüüd veidi katsetada, mida teeb psühhotsüüb, semilantseata, analüüsigu veel eelmist salmi, vaadaku, mis juhtus, kui ta seeni tarbis. Täiesti sagrisse vajunud välimus, puude vahel jooksmisest jalus on väsimus. Hambad on verel ja silmad pahupidi, nagu hunt punamütsikeses neelab alla kriidi. Sabas on alati mendiraisad, sotsiaalselt on muutud ainult veidi laisaks. Tal on 21 sõrme ja need on väga pikad, et eramaalt röövida seenilehma sitast. Kui ta neid sööb, muutub hullumeelseks ning ta silmis tekib bioluminestsenss, sisenedes uude suurde eksistentsi. A mõni vend on võhik nagu võsapetski. Nagu vihmaussid pärast vihmaliikvel, a sellal kui mõnel käes on viinaliiter, temal aga pihus Kalevite šruumsid. Neid närides muinasajas luusib, kuigi on 21. sajand, kannab vihmavarju, kuigi vihm juba sadand. Maagiline mõtlemine, lõputud seosed, selle jätkumiseks maha raputab eosed. Ning siis elukool hakkab pihta ja temaga ühineb Thor-Tharapita. Sinimägede sinistelt sentelt või kauge planeedi tagurpidistelt teedelt. Nüüd on Taara linnas nelkide varjus, ta on surematute tekstide karjus.